Tere tulemast Õnnetule 2025 31 Sobikardi sarja FK keskuse etapile ehk Õismäe GP-le, kus võib öelda, et etapi jagu õnnetust ja kannatust. Alustasime siis kvalifikatsioonis kaardiga number 2, kui minu informatsioon on õige. Ja midagi head siit tulemas ei ole. Ei siiski kart 6, sellepärast et grupid loositi uuesti, kuna paar karti olid valesti loositud ja seega loositi kogu võistlejate rivile kardid uuesti. Miks ei tea, ma oleks saanud ka need üksikud kardid siis ju lihtsalt ära vahetada selle konkreetse grupi siseselt. Neid teisi gruppe ju nagu otseselt poolt vaja muutuda. Ja tänu sellele saime kart 2 asemel kart 6, mis sisuliselt ei tahtnud minuga sõita. Siia kurvi pidurdan ja mitte midagi ei juhtu. Ei pidurda nii, nagu ma sooviksin, astun pedaalile ja tunne nagu midagi ei juhtu. Reaalselt ta muidugi jah, eks ta pidurdab, aga mitte nii, nagu ta peaks. Ja tänu sellele on kogu tolle kurvi näiteks läbimine väga ebamugav. Ja sirgekiirust selle kardil siis ka ei ole. Ehk päris kehv. Ja kartidega oli seal jällegi nagu tavaliselt FK-s korralik jauramine. Kuna enamik neist ei kõlvanud sõita, mis siin ütleme häälekamad tegelased nagu mina ja Kristjan Salvet said. Teistel mõned olid okeid. Testin siin veel pidureid. Tavaliselt kaardil, kui sa niimoodi plokki pidurdad või nagu nii põhja pidurdad, siis pidur läheb ka plokki. Siin seda ei juhtu. Vajutad peale ja lihtsalt jääd aega mööda seisma, aga piduri plokki ei tõmba selleks, et saaks nii-öelda klikiga külge ees väikse küllivisamisega kardi kurvi visata. Seda teha ei saa, sest pidur lihtsalt ei ole piisavalt tugev, et seda tagaratast plokki tõmmata. Selle piduri põhja vajutad. Ja FK-s muidugi imeline feature kartidel see, et lased gaasilt maha ja siis vajad gaasile ja siis on mõnus sekundit 2 delay enne, kui kard päriselt liikuma hakkab. Mõnel kardil see on, mõnel kardil ei ole. Uskumatult võrdsed on kõik. Ja tuleb boksi. Pidureid sisuliselt ei ole. Läksin boksi, ütlesin, et pidureid ei ole. Andsi mulle peale vika jauramist teine kart, mis on veel hullem või sama halb. Kart 12. Kart 6-ga, millega ma enne sõitsin, see lükati vahepeal garaaži, tehti sellega väidetavalt midagi. Aga see kart reaalselt ei paranenud. Ja selle kart 12-ga ma siin mingit ringi ka sõita ei jõua otseselt. Ja midagi asjalikku siit valist ei tule. Enda grupis selle kardi või nende kartidega siis viimane koht, vahe eelviimaseni G-Matkamäeni, kellega meil siin pigem oleme väga sarnases tempos liikunud, vahe temani 1,2, jah, peaaegu 1,3 sekundit eelviimasele. Ma ei usu, et ma olen nii halb sõitja ja selle grupi parim siis Platon Labasnikov 46,3 ajaks, minul siis 49,0 ehk kartide või tähendab okei, minu tempo vahe nendega võib seal olla sekund kuni 1,5 olenevalt rajast ja minu sõiduoskustest, nende sõiduoskustest, aga mitte 2,7, väga ulmeline. Ja läheme siis kohe hiidi starti E-hiit, siis hiit 5 stardime tagant poolt 3. kohal. Ehk tulime kvalis siis tagant poolt 3. kohale kogu võistlusrivis. Ja siin ei olegi nüüd midagi muud teha, kui et
ainus viis midagi teha on see hiit võita ja see ei tundu absoluutselt tõenäoline. E-hiitis, siis 5. hiitis on ka näiteks Kristjan Salvet, kes tegelikult on ju tiputempoga sõitja ja kimbutab parematel päevadel ka kõige kergemaid ja kiiremaid juunioreid, kes seal muidu ulme aegu sõidavad, siis Salvet on võimeline ka nendega võidu sõitma. Ja nüüd sõidab Salvet hiit 5. kõige madalamas grupis. Ja Kristjani kvalifikatsiooni aeg, kui ma ta leian, oligi 48,170. Ehk siis kiirematest 1,5 sekundit aeglasem. Nüüd see kartide kõikumine on siin 1,5–2 sekundit julgelt. Et see ei ole väga, väga tore. Siin tõusime küll oluliselt kohti, aga võin öelda, et liiga hästi see sõit ikkagi ei lähe. Kui noh, võit oleks hästi, võitusid ei tule, võin juba öelda, nii et kõik, mis ei ole hiit 5 võit, on tegelikult halvasti. Nüüd Salvet lükati siin ära ja saame temaga paar kurvikest siin võidu sõita. Sirge lastub ka eest ära, ta on ka kergem, aga mitte nüüd nii palju, et ta niimoodi peaks ära astuma mul eest, kui ma tulles istun. Ja Salvet laseb siin nüüd kurvi laiaks, olen tal kõrval. Ta jäi siin veidi jalgu ja nüüd, noh, ja tegeleb muidugi siin laiaks lükkamise ja põrkamisega. See hiitikart on küll parem, aga mitte hea. Võin pakkuda. Sellepärast, et tihti peaaegu 2 sekundit kaotust siin kiirematele. 47,94 siin siis hiiti parim aeg. Ja siin kuskame veel Kristjaniga. Kaitsele trajektoori ja lasen kurvi pikaks. Siit saab siis Salvet hüpata läbi. Vaata, see on väga kurvi. Sõitsin talle täielikult järgi kogu vahe kinni. Ta on ikka väga kuri. Näitab kui mulle, et midagi ei ole teha. Vastan samaga. Ikkagi korralikult närvi aetud ja seda siis sellega, et valist halb kart ja sõidus ei ole ta vist rahul oma kardiga hiitis siis. Sellega siis hiiti 3. koht, aga see meid kuhugi edasi ei aita, nii et mingit erilist kasu sellest ei tule. Sõidame ikkagi E-finaali. Ja millega meid on E-finaalis kostitatud? Pigem kehv kart. Kehv kart, vaid sama kart, millega ma sõitsin valis. Sama, kõige halvem valikus olev kart tuli mulle valist uuesti finaaliks. 2 korda saan ma sõita kõige halvema kardiga. Uskumatu loosi õnn. Ja jällegi, enne finaali loositi kaardid. Olid paar viga sees ja jälle loositi kogu võistlejate revile kaardid uuesti. Ja jälle
sain ma sellisel kujul kart 6 endale. Teist korda, kui läksid kaardid uuesti loosimisele, tõmbasin ma loosist sama kaardi. Miks oli vaja tervet rivi uuesti loosida? Ei tea. Ega siin midagi head vaadata ei ole. Et kõrgeim koht 90 kilogrammi pluss klassis, mis siit finaalist võimalik võtta on 8. Tõnu Taalimäe vastu, kes on meie ees täpselt siin praegu. Jah, näitan ma siin ka ette kena asja roolile. Olen ise ka kuri. Olen ikkagi uskumatult kuri selle peale, et ma sain sama kardi uuesti, millega ma kvalis juba jäin tagantpool 3. siis. Ja FK keskuses on mul olnud alati kaardiloosiga selline alati on olnud kehv kaart määramatel hetkedel. Hiitis, kust ma midagi reaalselt võita ei saanud, oli normaalne, enam-vähem normaalne kaart. Kvalis ja finaalis täielik jura. Kunagi käisin 2023 aastal FK enda korraldatud ühel võistlusel, kus sain samamoodi kvaliks halva kardi, poolfinaaliks hea kardi, sain sealt siis, või tähendab B-finaal oli see vist, seal sain hea kardi, võitsin selle, vist võitsin või teiseks midagi sellist ja siis sain A-finaali edasi ja seal sain jälle halva kardi ja mitte midagi teha ei olnud võimalik. Samamoodi oli 2024 Corneril minu arust või oli 2023 üks neist 2, kus sain kvalis halva kardi ja jällegi viimaste sekka ja viimasesse finaali. Kõik must lihtsalt nagu postist mööda, et midagi teha ei ole. Proovin siin on kõigest jõust agressiivselt vastu sõita, midagi muud mul ka proovida pole. Siit tapilt tuleb tegelikult üldiselt vaadates väga suur punkti kaotus nagu punkti tabelis. Kui esimesed siin teil saavad 20 punkti, siis mina saan siit tapilt kõigest mäletab 11 punkti ja kui punkti vahed on 1 punkt, siis 9 punkti kaotada etapi võitjale on ikkagi väga suur ja ütleme, et kui kõik ülejäänud etapid võidaksid ja senine tabeli liider on esimene, siis sa teenid ta veel ainult selline 6 punkti ja isegi temast ei jõudnud siin mööda, et halvasti 9. koht 90 kilogrammi pluss klassis ja siit etapilt väga kehv punkti saak, aga näeme jälle juba järgmises videos ja järgmistel sõitudel.